Teen siis üks ülevaate MyGridi tarkvarast, võib-olla põhiakendest, kus kohas sa saad siis nagu näha informatsiooni ja mis tegelikult on siuke MyGridi puhul need aknad, mida sa kõige rohkem tegelikult kasutad, et näha, et süsteem töötab ja toimib, et kõik on ikkagi hästi ja plaanid on hästi välja arvutatud. Et võib-olla alustaks siis sellest, et seesama tarkvara, mida sa näed arvutis, on täpselt samamoodi veebikeskkond tegelikult ka telefonis või pad'is. Et kui teed nagu shortcut'i oma ekraani peale, siis ta nagu käivitab justkui nagu äpp, aga tegelikult käivitatakse sama veebikeskkond, kus sa oled ka nagu arvutis, mida ma olen praegu siin näiteks avanud. Lihtsalt ta teeb seda otse teega ja Chrome'is või mis brauser sul parasjagu telefonis on siis või pad'is, et siis ta avab lihtsalt selle brauseriga selle sama MyGridi aadressi ja käivitab selle tarkvara veebis. Mul näitan algul ka ära siis, et telefoni vaade on siis, näeb välja selline. Ja kõik, mis sa siin telefonis näed, on tegelikult üks ühele sellega, mis sa näed arvutis. Väikest erinevustega, et üleval, kuna on telefonis vähem ruumi, sa pead slaidima näpuga üle, et muuta neid ekraane. Lihtsalt näpuga tõmbad üle. Et samamoodi saad ju graafikut muuta näpuga üle liikudes, nagu me teame. Ja siis alumises aknas on samamoodi see näpuga liigutatav vahetada all ekraane, millest siis esimene põhiekraan on siuke energia liikumisekraan, mis võib-olla on nendest kõige olulisem. Aga panen tagasi arvuti vaatele, et siis on lihtsalt natukene nagu ülevaatlikum see, mida me siin näeme. Räägiks võib-olla siis natukene hakkaks kuidagi üleüldse pihta, et võtame kõigepealt see ülemise riba, et sellega saad menüü ära peita. Peaks vajalik või kuidagi mugavam olema, et on võib-olla kitsam ekraan. Aga üldiselt on ta lahti. Siis teine nupp, mis me siin üleval näeme, on silmanupp. Siis silmaga saad tegelikult teha mõned andmed nähtavaks või kinni panna, on siis niisugused informatiivsed andmed, et edasi jõudnud kasutad kindlasti sellisena, kus ei ole need info nähtav, sest ja siis ütleme, kui oled alles alustav, siis tegelikult ta toob välja, eks need joonte nimed, saad aru, millest need jooned koosnevad, mis nende joonte nagu sisu on. Ja samamoodi näed siit nagu nende nuppude all informatsiooni, et mis on nuppude sisu, et kui see kinni panna, siis see kaob ära kompaktseks ja telefonis väga mugav kasutada niimoodi, just kui ta on kinni. Aga alguseks on väga mõistlik hoida need lahti, et seda informatsiooni oleks nagu parem nagu sellega ära harjuda ja meelde jätta. Ja siis arvutis on alumine siuke infoekraan on siis kogu aeg lahti ja kogu aeg andmed siis siin värskenduvad iga 10 sekundi tagant. Hakkame siit siis ülevalt pihta vaatama seda infoaken kõigepealt. Usable energy, mis on minu arust väga tähtis alati näha, kui saad plaani vaadata, siis ei ole tegelikult selle aku protsent ei ole niivõrd oluline. Mida me ka siin üleval kuvame on just see tegelikult palju sul on päriselt kasutatavat energiat akus ja siin väga tihti inimesed eksivad võib-olla selle peale, et teavad, et neil on 50 või 100 kilovatine aku ja siis tahavad siin kogu aeg täis akuga näha 100 kilovatti, siis päris elus see number siiski on nagu natuke teistsugune, ta sisu on siis see, et ta ei näita mitte aku mahtuvust, vaid päriselt kasutatavat energiat, kus on siis maha võeldud maksimum ja miinimum protsendid. Et oletam, sul on 100 kilovatine aku ja lihtsuse mõttes teeme, et sa lubad sinna maksimum 90 panna ja miinimum 10, siis võtame sealt 20 maha ja aku täis olles tegelikult on sul 80% kasutatavat energiat, sest sa oled ise öelnud, et 20% sina ei taha seal kasutada. Ja selle number on juba siuke päris hea, millega plaani võrrelda. Et väga siukene asine number. Temperatuur, pigem siuke ohutuse teema, talvel on siin olnud aeg-ajalt probleem, et kui kliendid kirjutavad, et mul aku ei tööta, aga siis ongi, et kui ta läheb temperatuurist seal alla 5 kraadi, siis juba inverterid hakkavad ise aku tegevust piirama näiteks või liiga kuumaks lähevad. Et siukene lihtsalt infoväli, ta läheb teatud piirides muudab värvi. Et külma puhul läheb punaseks ja seal liiga kõrge 50 raadiusest läks ka punaseks, et muudab värvi, aitab sul nagu tähelepanu juhtida, kui risk on kuidagi kõrge, et mingid temperatuurid on ohtlikud. Battery level, siit saad näha see aku protsenti ja grid power, mis parasjagu toimub võrgu suhtes, et selline lihtsalt üldinformatsioon, et sa saad nagu pildi natukene selgeks, et kas süsteem praegu justkui töötab õigesti. Läheks vaataks küll alumise informatsiooni akna ära, et siis südamele jõuda nagu natukene lähemale, mis on siis see plaani pool. Aga allum siis esimene siin on nagu üks siukene esimene asi on see energy dashboard, et siis sa tegelikult näed, millal viimati info värskendati akent, et kui näiteks tarkvara on kokku joosta mingi probleem on, siis sa näed see kellaajaga või kuupäevaga, et oot, see ei ole nüüd nädal aega või 2 päeva või pool tundi ei ole töötanud, et siis tegelikult see, kui värskendad akna ära, siis see aeg peaks olema väga siukene online aja
lähedal. Kui ta ei ole, siis kõrge tõenäosusega võib olla mingi ühenduse probleem või midagi sellist. Võib-olla internet ära läinud. Aga see paistab ka mujalt välja, see on niisugune kontrollaken, ta paistab siit välja, et sul siin informatsioon ei liigu, et sul ei tule paneelidest, ei tule voole ja võib-olla võrgust ja akust, et siis juba on nagu niisugune märk, et siin võib midagi nagu olla valesti ja siis aru saada, millest see tuleb. Aga antud olukorras me näeme, et siis päiksepaneelidest tuleb 700 vatti ja see nooled ja värvid on siis jääb veel juurde integreeritud, mis teeb ta nagu eriti hästi nagu arusaadavaks, et roheline on niisugune kasulik tegevus hoone jaoks ehk et justkui nagu raha sisse toov ja siis kõik see punane on nagu, mis nagu välja viib. Ehk et kui siit nüüd praegu ostame voolus ka võrgust ka veel 1,99 kilovatti juurde, siis meil justkui läheb selle jaoks raha ja seda raha kõike tarbib siis maja, et see on ka meile nagu kulu. Et selliselt neid nagu nool näitab, et näitab ära siis nii liikumissuuna kui ka siis selle, kas on sulle nagu positiivne või kuidagi rahaliselt kahjulik liikumine. Mis loomulikult ei tähenda, et kokkuvõttes kahjumlik on, aga selle nagu natukene lihtsalt kergemaks teha seda ülevaatlikkust. Ja samamoodi siin all on näha ka akuprotsent, eks selles ekraanist praegu antrolukorras akut ei kasutata. Jah, meil on Charge with Remaining Sun, nupu tegin ka eraldi lahti pärast, aga see ei kasuta akut, see ongi selle nupu üks põhifunktsioone. Järgmine on siis battery status, kus me näeme siis nagu natuke rohkem informatsiooni, midagi üleval oli näha on aku tase, eks. Ja siin vasakul aknad mõned andmed on dubleeritud, mis on nagu olulisemad ja siis ilmselt on mitmes kohas näha mugavam. Kasutatav energia ja siin on ka pandud, on ka tegelikult umbes, eks, et kui jälle mingi nüanssidesse, eks, et siis madalatel ja kõrgetel voltidel võib seal nagu aku tase päriselt ja natukene võib-olla seal erineda, kui me räägime nagu autoakudest näiteks, mida ka MyGrid juhib, siis autoakudel võib-olla inverter näitab seal, ma ei tea, 75 kilovatti, aga mina võin näidata juba 80 või 85, sest näiteks software inverterid natukene seda arvutavad seda akutase kuidagi teistmoodi, aga mina arvutan otse üks ühele voltidest ja siis voltidest tuletan palju seal seda voolu on, aga ta ongi umbes, et ta ei olegi täpne, aga ta on piisavalt täpne, et teda väga saad kasutada ja numbrid on väga suhteliselt usaldusväärsed. Aga jah, see tuleb lihtsalt filosoofilisest erinevusest, kuidas keegi nagu seda aku protsenti arvutab. Ja siis me näeme siin, et täna on siis akust discharge itud, ehk et siis välja võetud 16,7 kilovatti ja on laetud 30,1 kilovatti akusse voolu alates siis 0,0 tänasel päeval. Näitab sükest värsket infot sulle lihtsalt. Siis me näeme, mis meil on päiksega. Päikest on siis prognoositud 1,4 kilovatti. Ja siis on peale oma tarvet, nagu suvel on seda hästi hea kasutada, et sa näed palju peale oma tarvet jääb veel sul nagu päikest järgi, et seda saaks justkui nagu akusse panna, et see on selline suvine abivahend, aga talvel üldjuhul sa tarbid selle päikse kõik ise ära, oleneb muidugi hoone tarbimisest, et siis antud näite puhul on siis hoone tarbib kõik päikse ära, nii palju tal tekib ja siis tal ei akusse nagu midagi ei saa panna, siis ta näitab siin 0. Praegu on siis tulnud päikest 1,7 kilovatti, ehk et siin on nagu juba väike siuke deviatsioon sees. Aga kuna tegemist on 30 kilovatise akupargiga, siis kui me räägime selle kogu maasustest, siis see eksimus on nagu väga väike ja matemaatikas väga suurt olulisust ei mängi rolli. Aga need on muidu andmed iseenesest, mida võetakse nagu arvutuses aluseks, et seda ma ka üleval pärast graafikus näitan. Ja hetkel tuleb siis 0,700 vatti tuleb päikest ja siis lööme päikest on veel kahe nagu kui on kahe liiniga sisendid, siis ta näitab nagu mõlema sisendi puhul ka veel eraldi ja siin on nagu kokku liidetud nagu kokku päike. Ja siis neljas aken on niisugune süsteemi tervis, ütleks selle kohta, siis on inverter temperatuur näha, patarei, aku temperatuur ja siis on aku voldid hetkel näha. Ja siis mitu tsüklit on aku teinud ja see on niisugune huvitav arv, et seda ma võtan otse inverterist, nii nagu inverter seda annab, et kui inverter annab mulle vale info, siis ma siin ka valet kuvan. Et mõnikord on, et ta läheb aegalt nulli, kui sa paned uue software'i näiteks inverterile. Et mingit oleme mõelnud, et võib-olla peaks tegema enda siukse counteriga, on täna nagu palju kasumlikemaid tegemusi, et siis me oleme selle esialgu pandud nagu ootele, aga mingit teeme oma counteri, siis see kunagi ei reseti, vaid inimene saab ise seda resetida, kui ta päriselt aku ära vahetab, aga inverteri soft ja see ei mõjutaks seda siis. Oleks see palju täpsem, saaks teha mingit huvitavat analüütikat sellega. Aga proovin siis nüüd mõne sõnaga rääkida sellest schedule aknast, ehk et siis graafik või tegelikult on ta plaan ja hinnad, päike, tarbimine, kõik on siin ekraanis näha.
et siin on suhteliselt palju informatsiooni, aga kui sa oskad selle lugeda, siis tegelikult võiks veel midagi mahutada juurde. Ja nagu meil on siis see silm on peal, siis me natuke näeme ka, mida need jooned tähendavad. Võib-olla ma hakkangi nendest nagu algul nendest joontest pihta. Et praegu on siis päikest väga vähe ja siis alumine selline kollane on tegelikult näitab päiksekaart ja päiksekaart me näitame siis kilovattides ehk et võimsuses, mitte nagu päikse loojangusega. Me näitame seda ikkagi nagu energias või siis mahus, mida me sealt kätte saame päiksest mingil tunnil. Ja aga no praegu päikest väga vähe, nagu me ennem ka all nägime, et siis siin see päike on väga nagu väikse osakaaluga ja me ei näe teda kahjuks üks ilusa kaarena, sest ei ole enam päikseline aeg. Aga alune kollane näitab siis päikse võimsust kilovattides, mida me siis matemaatikas kasutame plaani tegemisel. Teine rida on siis Nord Pool miinus teenustasu müügi puhul, ehk et siis tegelikult see on nagu nimi oleks tal siis, et ta on müügihind võrku. Ja kus on siis nagu puhas hind, et ma ei näita ühtegi Nord Pooli hinda, vaid tema nagu näitab siis ikkagi Nord Pooli pluss või miinus maksud, kuidas vastavalt on vaja mingi joone puhul teha. Ja siin siis on vaja maha võtta vahendaja marginaal, see on siit maha võetud Nord Poolist, millega me siis näeme, mis hinnaga me saame nagu võrku müüa. Või vabandust, selle müügina puhul just on see, et kui sa on sul koos marginaal, hege tuleb siin see 0,8 senti on see kahjulik hind, siis selle hinnaga tähendab müüd ka just võrku. Et siin on nagu näha jah, see hind siis sellisena nagu ta on Nord Pool miinus vahendaja marginaal veel siit ka maha omakorda võetud, et see hind oleks nagu see reaalne müügihind, millega sa teda päris, palju sa teenid selle müügi pealt siis, kui sa müüma peaksid hakkama. Järgmine joon on siis sinine joon on siis ostujoon, ehk et siia on siis võetud juurde lisaks Nord Poolile võrguteenus, vahendajatasu ja võrguteenus on siis võimalik splittida ka päeva ja ööse vahel, nagu meil on. Ehk et siit on näha, et võib-olla väga hästi, kui siis ostuhind ei tõuse niivõrd palju, kuivõrd müügihind, sest müügihinnal muutub siin kella 7 ajal see marginaal. Ja see marginaal on selline, ongi selline silepäev hinna mõttes, võib-olla ei ole nagu hea näide, aga vaatan pärast teisipäevas veel. Et siit on jälle väga hästi jookseb välja see, et kuidas see marginaal mõjutab hinda. Et marginaali muutus siin toob väga suure nagu hinna tõusu kaasa ja õhtul samamoodi tuleb hinna languse kaasa. Ehk et siis ma ikkagi ei arvesta mitte lihtsalt võrguteenuseid ja vahendaja lisatasusid, mis on ka siis seadete videos oli näha, kus kohas neid parameetrit saab paika panna, vaid siis ta arvestab ka veel kellaaega lisaks sellele ja saab panna ka niimoodi veel, et kui nädalavahetus, siis nädalavahetusel võtab ainult ööhinna, seal on selline eraldi linnukega olemas, et siis on nädalavahetusel ööhind ja nädala sees on siis nagu antud olukorras on näha, on siis päeval kallim hind ja öösel odavamad marginaalid lisatakse Nord Poolile juurde, et näha seda tegelikku ostuhinda, mitte Nord Pooli. Ja see on ka see põhjus, miks Nord Pooli näite, et see Nord Pooli tarkvarad, mis peaks töötada ainult Nord Pooliga, siis siin on sul nagu see kahju on väga ruttu tulemas. Et väga tihti see kahjumlik otsuseid, aga teades kõiki nagu marginaale ja pandes neid hinna sisse, siis kahjumi teenimise tõenäosus on nagu välistatud. Ja oranž joon, see on siis tegelikult oma tarve, et palju siis oma tarve, et mitu kilovatti võtab hoone parasjagu on siis tarbinud keskmiselt voolu. Siin on siis näha see tarbimine. Et sellised jooned ja siis järgmisena on meil siis pulgad ja pulgad mõte on siis see, et mis käsud sisse lükatakse, et see pulk on tegelikult nagu käskude plaan sisuliselt, et sa näed igal 15 minutiga, et mida me plaanime teha ja me näitame seda plaani alati nagu peale Nord Pooli hindade saabumist, uue plaani arutamist näitame tänase õhtu ja homse plaani sulle siis nagu ette. Täna pole veel tulnud jah, kell on seal enne 12, et siis veel ei ole uus plaan tulnud, et me näeme tänast plaani või võime minevikku minna ja vaadata mineviku plaane. Ja siis on rohelised pulgad, mis siin praegu näha on näha rohelised pulgad, on näha oranžid pulgad, on näha siis sinine vilkuv pulk ja on näha punane pulk, tegelikult on olemas veel ka selline lilla post, kuna päikest on vähe, siis teda praegu ei ole esile tulnud, aga võivad ka neid plaani sattuda ja siis on päris paljud tunnid on ilma pulgata siis tegelikult võrdub hall, et siin ongi püüdnud need nagu värvid viia niimoodi standardselt kokku, et inimene ei pea nagu mõtlema, et kui ta nagu saab aru, mis värv mida tähendab, siis ta tegelikult teab, mida tarkvara teeb ilma nagu sinna väga süvenemata, kui päris aus olla.
et siis kui sa näed rohelise pulka, siis tegelikult see läheb kokku sinna all selle ChargeMaxiga. Kui sa näed siin ilma pulkadeta ala, siis see tegelikult on Charge with Remaining Sun. Kui sa näed siin oranže pulka, siis see on Inverter Self-Use või siis lihtsalt Self-Use. Ja kui näed siin, mida meil praegu kahjuks ei ole siin nähtaval, on see lilla post, see on siis Cell Remaining Sun. Ja kui näed punased poste, siis see on Consume Battery with Max Power. Et sellised postid võivad olla üldse nagu plaanis, rohkem poste plaanis olla ei saa ja siis sellest sa tegelikult saad nagu aru, mida tarkvara teeb. Ja see sinine vilkupost, see näitab lihtsalt praegust tundi, et see on silmadel kergemini haarata sul. Et kus me praegu oleme ja kas tarkvara teeb seda, mida ta peab tegema. Võime lihtsalt nagu sükse näitena teha sükse elementaarse kontrolli praegu, et kas ta käitub õieti. Me oleme siis alas, kus ei ole ühtegi posti ja siis seal on praegu selle tunni peale. Näeme alt, saame kontrollida, et jah, on sisse lülitatud Charge with Remaining Sun, mis just nagu see öeldud on siis ilma postideta ala süke nupp, et kui see posti ei ole, siis on alati see nupp sees. Ja siis vaatame, mida ka inverter ja kogu see akupank praegu parasjagu teeb, siis ta tegelikult võtab päiksest tuleb 1,1 kilovatti praegu, hoone tarbib 4 kilovatti ja 3 tuleb võrgust. Ja siis see Charge Remaining Sun tegelikult teeb praegu täpselt seda, mida ta peab tegema. Et süsteem nagu toimib õieti. Nüüd mida mingi nupp peab tegema, et me saame aru, et õieti toimib, siis ma võib-olla seletangi, nüüd kui ma nagu need plaani nagu sükse vaat ära seletan, mis siin nagu tähendab, siis ma püüan võib-olla ka need nupud siia juurde seletada, mida mingi nupp teeb. ChargeMax, see on väga lihtne ülesanne, lae maksimaalse võimsusega. Võimsused kõik saab ta seadetest, mis on su maksimaalsed võimsused, hakkab laadima akut ja siis nii palju, kui sul on seadetest pandud maksimaalsed võimsused. Kui on inverteril omakorda need kaitsemehhanismid peale lülitatud, mis arvatavasti enamustel on, siis mõnikord me ei saavuta seda maksimum, mida me soovime saada, siis põhjuseks on see, et inverter piirab natuke laadimist, sest võib-olla peakaitse näiteks läheks välja, kui me laeme selle päris maksimum võimsusega, oletame, et maja parasjagu on suure tarbimisega, et aga laeme maksimaalse võimsusega, mis võimalik ja alati eelistame nagu selle loogika puhul kõigepealt laeme päiksest ja nüüd kui oletame, et jääb päiksest puudu, siis me tegelikult selle pulga sees olles laeme võrgust juurde nii palju, kui on seadetes maksimaalselt lubatud. See ongi selle ChargeMaxi mõte. Järgmine on siis Charge with Remaining Sun. Selle mõte on siis see, et kui nüüd jääb päikest üle, siis me suuname selle päikse akusse, et kui jääb päikest üle, siis me eelistame esimesena akusse laadimist kuni aku täis saamiseni. Ja see on nagu teine külg ka sellel asjal, et oletame, kui nüüd ei ole päikest nii palju, et sul jääb seda hoone tarbimisest üle, siis võetakse hoonesse vool elektrivõrgust nagu praegugi. Ja kui me nüüd alla siia vaatame, mõne hindasin, et süsteem töötab hästi, siis ma sellepärast hindasingi, et ma näen, et päikest tuleb vähem, kui maja tarbib, järelikult tuleb juurde osta võrgust. Järgmine post on siis Cell Remaining Sun, mida meil siin plaanis pole, sest päikest ei ole piisavalt palju, nagu ma ütlesin, aga selle mõte on nagu see, et neil nagu see automaatika üritab panna nendele tundidele, kus kohas on võib-olla mingi standard olukorra lahti seletada, ütleme, et on suvine ilm, hommikul maksab veel elekter midagi, õhtul maksab ka midagi ja ütleme lõunal ta väga palju ei maksa, on siuke odavam, siis tarkvara hakkab niimoodi arvutama, et ta üritab aku täis saada päiksest ja oletame, et on mingi 20 kilovatine aku ja me saame selle 6-7 tunniga täis, võib-olla 5 tunniga päeval, siis tarkvara arvestabki teoreetilise päikse, mis tuleb, arvestab, millal tema saab aku täis ja nüüd, kui on ta aku täis saanud, siis ta hakkab hindadelt kallimaid välja võtma ja hakkab nagu päikest seal maha müüma. Ehk et näiteks siis hommikul kõrge tõenäosusega kuskil 7, 8, 9, kell 10 võib-olla isegi üritab ta päikest maha müüa, sest siis on veel nagu positiivne hind ja on mingisugune hind, et sa saad sellest raha saada. Ja siis alates selle 11 või 10, et kuidas on paku suurusest ja kindlasti pargi suurusest, üritab ta siis panna voolu akusse, nii et aku täis saada. Ja siis uuesti õhtul näiteks seal võib-olla 7, 8, 9 ajal või kui veel päike paistab, eks, et ta ületab oma maja tarbimise, et siis ta üritab veel õhtul ka nagu seda päikest võrku müüa. Aga kõige olulisem selle juures on see hommikune päiksemüük, et sa ei hakka hommikul kohe laadima, see on selle võti tegelikult, et kui sa hakkad hommikul kohe laadima, siis saab, oleneb aku suurusest, eks, et saab sul aku seal lõunaks täis ja siis lõunaks on miinushinnad ja siis me piirame müügi ära, eks, et miinushinnaga ei müü.
ja siis sa tegelikult kaotad nagu rahas päris palju. Et selle asemel, et jah, et see Selramine Xuni mõte on jah, et siis üldjuhul hommikuti õhtuti akus, mitte panna akusse voolu, vaid müüa, sest hind on hea, eeldusel, et see hind on piisavalt hea. Ja siis Selramine Xunil on teine külg ka, et oletame, et nüüd päikest on vähem, kui maja tarbib, siis sellisel juhul ta võtab voolu akust, et kui Chargemaine Xun võttis võrgust voolu, siis Selramine Xun võtab akust ja seal on ka nagu suhteliselt lihtne loogika on siis see, et üldiselt need Selramine Xun'e pannakse ikkagi suhteliselt kallistele. Teinekord isegi päeva kõige kallimatele tundidele pannakse need Selramine Xun'id, et siis kui nüüd ikkagi päike tegelikult ei ole nii kõrge, kui me prognoosisime, et siis me mingil juhul nagu ei ostaks kallil tunnil võrgust voolu, vaid võtame see akust, kompenseerime seda ütleme siis maja energia tarbimist, et mitte võrgust osta. Ja Charge with Remaining Sun ja Selramine Xun'id on sellised väga nagu mõlemad sarnased nupud, mõlemad on nagu päiksega seotud, eks. Et siis nende mõte ongi, et üks võtab nagu voolu võrgust, teine võtab akust ja mõte on siis see, et need Selramine Xun'id, kui sa siin ka vaatad, siis nad kas või tänases selles nagu sellises väga sirges graafikus on tegelikult nad hästi madalamatel tundidel. Madalamatel tundidel pannakse need, et on mõistlikum olla võrgus, kui tarbida akut ja raisata ära akutsükkel, sest omaniku kasum ei ole nagu tagatud selle tegevusega ja kui see ei ole tagatud, siis me seda tegevust ei tee. Nii, võib-olla siis ma korra siin just ise üleval näen praegu, et siin on nagu keset päeva justkui on see suhteliselt kalli hinnaga nagu on Chargemaine Xun, et võib tekkida küsimus, et oota, aga aku on ju suhteliselt palju on selle voolu, et miks akust ei võta, eks, et siis siin on nagu väga lihtne loogika ongi see, et siin on hoonel on pandud siis kasumimarginaalis 5 senti kilovatt, kui ma ei eksi. Siin on 860 hind ja me laadisime siin ütleme 4 sendiga, siis tegelikult ei ole 5 senti tagatud, aga siin juba on tagatud ja siin ongi niisugune väga, väga ekstreemne näide sellest, et see on 9.53, et siin on 5 senti tagatud, siin ei ole 5 senti tagatud, mis tarkvara jaoks tähendabki seda, et omaniku kasum on siin olemas, siin kasutame akut, siin ei ole, ei kasuta akut. Kuigi vahe ei ole väga suur, aga matemaatiliselt on omaniku poolt selline korraldus antud, siis tarkvara asi on seda nagu jälgida 0,1 sendise täpsusega. Aga jah, selline huvitav olukord siin on, et jah, need Chargemaine Xun'id üldjuhul on nendel tundidel, kui ei ole nagu kasum tagatud või kui on akus olev energia mõistlik, kas või näiteks maha müüa hommiku õhtutundidel, siis võime olla ka päris suhteliselt kalli tunniga võib-olla vabalt Chargemaine Xun plaanis. Aga seda ainult siis, kui me näeme, et õhtul on veel kõrgemad hinnad, kus me saaksime tegelikult müügiga hoopis rohkem teenida, kui võib-olla seal lõuna ajal olla akupanga pealt ja oluliselt väiksema rahaga ka vaatame mineviku plaane, siis saame seda nagu võib-olla natuke paremini nagu näidisena ka nagu vaadata. Järgmine on siis Inverter Self-Use, selline nupp, mis näitab siis, mis sisu on siis see, et ütleme, see hoone üritab olla nii autonoomne kui võimalik, ehk et kui on päike, siis see on väga keeruline nupp tegelikult, ta teeb väga palju asju oma sees. Et see on väga palju olukordasi, kus ta siis käitub nagu just seda autonoomsust nagu silmas pidades. Et kui on päikest üle tarbimise, siis ta üritab seda panna akusse. Kui on tarbimine väiksem kui päike, siis ta võtab kohe akust voolu. Näiteks siis kui on nüüd ütleme, kui aku saab täis, siis ta üritab võimalusel müüa, kui hind on positiivne, kui hind on negatiivne, siis me lülitame kohe teise funktsiooni automaatselt sisse, et mitte negatiivse hinnaga müüa. Võib-olla seda tasub ka siin nagu ära mainida vahemärkusena, et MyGridi üks ülesanne ongi, et kui on nagu need miinushinnad ja kui hind on negatiivne, siis mingil juhul MyGrid ei müü nagu, et võib-olla sa nupuga suudad ta korra sisse vajutada, aga siis ta saab loogikatega kohe arvu, et see hind on negatiivne ja ta välistab müügi. Et on päris mitmeid kliente, kes on lihtsalt päiksepargiga MyGridi taga ja lihtsalt selle teenusega, et ole hea ära negatiivse hinnaga ära teen negatiivse hinnaga, mulle kahjumit teeni, et teemegi niisugust lülitust ja niisugune väga lihtsane kasutatav, et selliseid kliente on ka. Aga tavaplaanis ka me vaatame hinda, et me negatiivse hinnaga ei müü nagu välja, et see on nagu automaatselt välistatud. Nii, ja siis Self-Use, kas tal on veel mingi, ma mõtlen, kas mingi nüanss on veel tal.
no võib-olla see, kuidas nagu ta mõnikord on see, et sa vaatad, et on self-use'i post siin, eks, aga näiteks ei ole self-use'i nupp peal, et seda tuleb ette. Mõnikord mõni arvab, et see on mingisugune mure, siis tegelikult see väga tihti ei ole mingi mure, vaid on nagu üldjuhul on see, et kui see self-use on peal ja oletame, sul on näiteks akuseade pandud, toome näitele 90% on pandud sul maksimum 95%, siis inverter oma nagu aju või oma soovidega laeks tegelikult kõrgemale selle, võib-olla 100%, ta olebki 100% sohvarid näiteks, et ta ei piira kuidagi seda maksimumi, sohvaril ei ole sellist võimekust, siis me oleme tarkvaraga selle niimoodi lahendada, et me võtamegi self-use'i maha ja siis lükkame vastavalt järgmise nupu sisse, et ta nüüd ei laeks näiteks kas või Cell Remaining Sun'i, et kui on päikest hästi palju, meil on aku jõudnud 95%-ni, mis on pandud MyGridi seadistuseks, siis me peame selle self-use'i välja võtma ja lükkame automaatselt sisse mingisuguse muu nupu, mis on sellel tunnil kõige efektiivsem. Ja siis hakkame seda järgmist funktsiooni tegema, et mitte akut laadida üle, siis ütleme MyGridi protsendi. Ja siis sohvaris on eks 100% alati aku maksimum, aga kui sa siit natukene tõmbad madalamaks, siis siuke asi juhtub mõnikord. Et see plaanis olev nupp ei lähe kokku selle nupuga, mis on tegelikult sul all sisse lülitatud. Ja siis on Consume Battery with Max Power, see on temal on ka selline suhteliselt lihtne ülesanne, et lihtsalt hakka akust müüma nii kiiresti ja nii palju kui võimalik võrku, et mis on siis seadistuses pandud jälle see müügipiir üldiselt 15 kilovatti siis tavakasutajatel. Et siis hakata 15 kilovatti müüma, eelistab jälle päiksest müüa, kui nüüd päikest jääb puudu, ei ole piisavalt, siis müüb akust juurde nii palju kui vaja on või kuni tuleb aku enda piir ette. Väiksematel akudel võib teinekord tuleb aku enda piir ette, et sa ei saagi müüa maksimum kilovattidega. Ja siis on meil siin tänast päevas on üks müügitund näha. Siis järgmine on Hertz Market. Kui teised nupud tegelikult on ka sellised nagu juhitavad nupud, et tegelikult sa võid Charge Maxi ka kell nagu vajutada või Cell Remaining Sun'i või neid, et kui sa tahad, et praegusel hetkel kohe hakkaks tarkvara midagi tegema, et siis ta saad selle tegelikult tarkvarale öelda, et me võime siin panna näiteks, paneme see Consume Battery with Max Power, ta küsib, et kas sa oled kindel, jah, ma soovin seda muuta, siis selline nupuvajutuse loogika mõttes ongi nagu see, et kui sa vajutad sellele nupu sisse, siis ja kui sul on nüüd auto sees, kui sa nüüd auto välja võtad, siis ta tegelikult müüb nii kaua, kuni ta jõuab nagu MyGridis olevate miinimumiteni, siis ta lülitab automaatselt ikkagi teise funktsiooni peale, et mitte nagu süsteemi kahjustada. Aga kui võtad auto maha, siis ta järgmine 15-minutiline plokk ei muuda käsku. Et praegu on siis niimoodi, et kui see on auto sees, siis ta tegelikult iga 15 minutiga, mida ta teeb, ongi see, et ta lükkab järgmisel 15 minutil oleva käsu sisse. Et isegi kui sina vajutad siin praegu, nagu ma vajutasin Consume Battery Max Poweri sisse, siis tema järgmisel 15 minutil tegelikult lülitab siia uuesti Charge Remaining Sun'i, mis on, meil näeme, et selle nüüd ma postita tund, eks ta lükkab automaatselt Charge Remaining Sun'i sisse. Sest tal on see auto sees ja see auto ongi teine, mõnikord inimene võtab ka, et see on mingisugune hirmus asi käib seal taga, et hirmus mingisugune keemia ja matemaatiliselt mingisugused asjad kogu aeg ja pidevalt, siis päris elus ei käi, et päris elus on auto, nupp teeb ainult ühte asja, lülitab igal 15 minutil, siis seal järgmises 15 minutis oleva nupu ja ongi kõik, see on kogu asi, mis ta teeb, et ta midagi muuta ei tee, plaani arvutused kõik on nagu automaatselt niikuinii. Et lihtsalt see nupu lülitamist ta kas siis võimaldab automaatselt või sa tahad olla käsijuhtimise peale näppudega seda, ütleme siis ise vajutada neid nuppe. Et aga üldjuhul 99% on see auto alati sees, aga ta on lihtsalt selline võimalus mingites eriolukordades, kui inimene tahab, siis ta saab selle välja võtta ja kasutada mingit funktsioone pikaajaliselt siis nagu sisse lülitatuna. Vaatame siis vaatame, mida inverteri teeb ka, me paneme Consume Battery sisse, ehk et me müüme 15,2 kilovatiga võrga välja, mis on selle maja nagu piiriks pandud. Akust tuleb siis 19,8, 800 vatti tuleb päiksest ja maja tarbib 5 kilovatti, ehk et aku laseb 20 kilovatini inverter on antud objektis, läheb pisut üks piiri peal. Aga jah, näitan lihtsalt võimalus on ära, et ta nüüd lülitab ennast sisse. Et kui lülitad sisse, siis ka hakkab see natuke pärast tegema, siin peab muidugi lootama, et mõni vajutab nuppu sisse ja siis arvab, et siin ka ongi, et 3 sekundi pärast tulebki see alla, et juba müüb täisvõimsusega. Et siis päris elus seda nagu ei ole, meil sai vist nüüd see 15 minutit täis ongi, need all on 17, eks. Me näeme, et ta muutis all refreshis ära selle, teen ekraani refreshi ka, et vaatame, kas nupp ka ära muutus. Ja need nupp läkski automaatselt, eks mina vajutanud nuppu, vaid nupp läkski Charge Remaining Sun'i peale, nagu me nägime ja lõpetasime müügi ära. Et see nuppude aken ei refreshi automaatselt, pead ekraani refreshima, aga oluline see ekraan näitas juba meile kohe ära, et see müük lõppes ära, eks kui sai kell
12.15, praegu on siis 12.17 kell. Et siis tähendab seda, et automaatika oli sees, automaatika lükkas sisse automaatselt charge it remaining sun'i, mis oli järgmise 15-10 minuti nupp. Ja alggraafikus nägime kohe, et läkski süsteem ka charge it remaining sun'i lahti seletatud süsteemi. Nii, ehk et siis aga nüüd ütleme nuppudest saab vajutada siis esimest 5 tegelikult. Või selles mõttes, kui sa tahad nagu, et ta nüüd teeks midagi, see ongi ainult 5 nuppu neid, mis siis nagu mingeid erinevaid asju suudavad teha. Hertzmarketi nuppe mõidab seda ka vajutada, et aga selle vajutame ei vii meid kuskile. Et see on lihtsalt sellepärast see pandud, et kui nüüd on Hertzmarketi nupp sees, siis ülejäänud nupud ei ole sees. See tähendab seda, et sagedusturg juhib süsteemi. See on see, mida ta näitab. Et sa ei saa ise öelda sagedusturul, et hakka mind kasutama. Ja samamoodi sa ei saa siin nagu kuidagi öelda, et sagedusturg on sees ja väljas. Kui sa seda nuppu siin näed, siis ta tegelikult on sisse lülitatud. Ja see võimekus on sul nagu olemas. Ja nüüd lihtsalt on küsimus, kas sagedusturg on hetkel käsu saatnud või ei ole käsku saatnud. Antururgus meil isi ei ole, võib-olla tuleb, et siis me näeme, kui ta peale tuleb. Aga antururgus jah, on siis meil nagu tavaplaani jälgimine, sagedusturg ei sekku, mis tähendab, et sagedusturg nupp on nagu välja lülitatud asendis. Siis järgmine on auto, eks autot ma seletasin, et see on lihtsalt vajutab neid kõiki eelmise nuppe vastavalt sellele, kuidas siis plaan seda nõuab ja siis sagedusturg samamoodi, eks lülitatakse automaatselt. Ja viimane nupp on siis vajutatav nupp jälle on siis recalculate plan. Et ta on tegelikult see plaani rekalkuleerimine. Mis iganes põhjusel, kui tahad seda kasutada, võib-olla sa muudad homset plaani midagi ja siis mõtled, et mingi, et saad aru, et kuule, see originaalplaan oli parem, vajutad recalculate ja ta lihtsalt arvutab selle loogikaga selle plaani uuesti üle ja siis sa näed jälle seda, nagu öeldakse, vana plaani, mida sa siis ei olnud muutnud, et see on niisugune ümberarvutamine või teinekord võib ka juhtuda, võib-olla tarkvaras on mingisugune asi öelda, et mingi kliendi parameeter on kuskilt nagu mingisuguse sellise väärtusega ja võib-olla juhtub mingisugune tarkvaras mingisugune mure mingi kliendiga, mille tulemusena jääb ka võib-olla teistel seal plaan arvutamata ja kuidagi selline olukord juhtub, siis tegelikult selle ümberarvutamisega saad sa nagu endal selle plaani ikkagi nagu üle arvutada ja siis on hea muidugi annab teada, et oli siuke asi, näed, et mul oli plaan arvutamata, siin kell on juba 5, et plaan arvutamata, et arvutasin ise ära, kõik oli okei, aga lihtsalt info mõttes, et kui ma ei ole näiteks ise tähele pannud, et kellelgi on see plaani arvutus kinni jooksnud, siis ma saan sellest teada ja püüan selle vea parandada ja enam täna kõrge tõenäosusega homme ei esine, aga võib juhtuda. Need on nagu need nuppude nagu mõte ja mida me siis, ja siis võib-olla kui nüüd nupud on lahti seletatud, graafikud ka all, eks, siis plaan juba siin, plaani loogikat ei ole siin tänast päevas võib-olla niivõrd hea nagu seletada, mille me hästi ära seletasime, oli muidugi see charge remaining sun'id, mis sa sattusid, aga kuidas võib-olla üldiselt kui rääkida, kuidas see arvutuse loogika ja kuidas see mõttemaailm või mõtteviis üldse MyGridil on, ma lähen nagu eelmisele päevale, et siin tehakse. Vaatame, siin on jah, kõik päevad on sellised nagu suhteliselt kõrgete hindadega ja siin nagu mingisugune tegevus käib. Okei, võtame siis näiteks selle päeva. Ja kindlasti matemaatiliste loogikatega ka see, et ega nad ei ole kunagi nagu 100% tagavad, et püüame teha oma parima ja aega, et ka nagu neid loogikaid nagu ikka kui mingi signaal tuleb, et kuskil on mingi vigas, me püüame selle nagu leida ja aru saada, millest see nagu tekib, et kuna muutujaid on nagu paarkümmend, mida võetakse siin plaani arvutuse aluseks ja need arvutused on nagu ülikeerukad, siis siin kindlasti on veel võib-olla mõni viga nagu sees, et me püüame neid nagu paremini teha. Aga see tase, mis meil täna on siis siin võib-olla graafiku peal nagu hästi nagu näha. Üks asi on siis, mis on nagu sellele võib-olla nagu eripära on siis see, et MyGrid nagu tahtlikult ei lae nagu üle selle, kui palju on vaja. Et üldjuhul on see, et ta vaatab palju seda, kus on kasumlikud tunnid, kus on kasumlik müüa, kus on kasumlik oma tarvet teha, liidab kokku vajaminevad võimsused ja siis vaatab, kas ta leiab kuskil kohad, kus kohas ka selle laadimine selles võimsuses ära teha, selles mahus. Et ta ei lae nagu tahtlikult ei lae üldjuhul üle. Et mõni mõtlebki, et ta nagu laeb ja tööstel täis ja siis hakkab päeval vaatama, mis ta selle energiaga teha saab, siis ta kindlasti niipidi ei arvuta. Ta hakkab just nagu vastupidi tegema, et ta kõigepealt ikkagi arvutab ära, palju meil vaja on ja kus meil on kasumid tagatud, siis me saame mahu, palju meil on vaja ja siis me hakkame vaatama, kas see maht on see, mida me aku üldse võimaldab, eks ja kui aku juba ei võimalda, siis me juba vähendame mahtu ja arvutame siis nagu madalama aku mahuga ja hakkame otsima nagu kohtusi, kus me siis saame seda energiat nagu akusse panna, kas siis päiksest või siis veel võrgust omakorda, eks, et kust energiat nagu kätte saada. Ja siis püüame sellise nagu plaani teha, et eesmärgiga, et laeme nii palju, kui me
päeva lõpuks ka päriselt vaja on. Ja selle nagu põhimõte nagu loogika on siis üldjuhul see, et kuna MyGridis ei ole ainult üks koht, kus sa saad kirjutada hinna, et tee sellest hinnast alla või üles midagi. Et see ei ole tegelikult nagu õige metoodika, et seal mõnikord on ka mõni klient küsinud, et ma tahan nagu 30 sendist üle teha seda ja siis 20 alla seda, eks. Et siis see päriselus, kui sa nagu mõtled natuke nagu laiemat pilti, siis sa saad aru, et tegelikult need hinnad võivad nagu kõikuda. Ehk et sul ei see, et meil täna on öösel 0 hind, ei tähenda, et see on 6 aja pärast sul on öösel 0 hind. Et see, mis hinnaga sa tahad laadida ja mis hinnaga sa tahad tegelikult tarbida ja müüa, ei ole üldse nagu mingi fikseeritud hind, vaid see on tegelikult hindade vahe, on see, mida me otsime. Ja kogu see nagu matemaatika jääb delta ümber. Ehk et kui meil kasum tagatud ei ole, siis meie nagu tegevust ei tee. Ja ei vaata jah, et see on odavat ja kallist hinda. Et üks koht, kus saab nüüd hinna ära määrata, on siis, see on ka ainuke koht, kus kohas me hinnaga nagu midagi teeme. Minu arust on see, et me aku laadimisel saame öelda, et näiteks, et kui on alla 7-8 sendi elekter, et siis võtab nagu omanik selle riski, et igal juhul aku täis. Et kui on niisugune et omanik ise nagu eeldab, et see on nagu odava elekter ja kindlasti homme ta arvab, et ei tule odavamat hinda, et siis igaks juhuks lae täis. Et sellise koha peal saad nagu hinna panna ja just selle nagu hindade nagu mängu suhtes jälle, kui püüda seda pilti nagu kuidagi selgitada, on siis see, et kui nüüd oletame, et täna öösel me kindlasti leiame siit samast graafikutest neid öid, kus on nagu hinnad kõrgemad, võib-olla seal 7, 8, 9 senti on öösel. Ja kui me alati öösel täis laadiksime ja järgmine päev tuleb siuke päev nagu tänane päev on, eks, et siis meil tegelikult on aku jääb võib-olla õhtuks pool täis, aga järgmisel päeval on palju madalamad hinnad ja siis seal tegelikult selle pooltäis akuga ei ole mitte midagi teha ja sellepärast, et ka päevased hinnad ei ole nagu väga atraktiivsed ja see teenid oluliselt vähem kasumit. Et kui oleks selle pool akut laadimata jätnud ja laeksid nagu ütleme siis järgmise päeva öösel, mida me siin praegu näeme, siis tegelikult sa oleks saanud elektrit palju odavam hinnaga. Ja see on nagu see põhjus, et me ei taha nagu akut laadida igaks juhuks täis, kui just ei ole aktiveeritud funktsioon, et lae akku alati täis selle hinnaga, sellest hinnast allpool. Et siis me üritame ikkagi akusse panna selle mahu, mida me arvame, et me nagu ära kasutame või sinna mahub. Et kump enne nagu selles mõttes nagu kätte jõuab, et kui on vajadus nii suur, et meil on kogu aku täis laadida, siis me loomulikult seda teeme, aga kui see vajadust ei ole, siis me seda ei tee. Aga vaatame seda graafikut siis, kuidas meil siin see süsteem on nagu toiminud. Ehk et loogika tegelikult tulema tagantpoolt ettepoole, me otsime siin nagu erinevaid laineid ja proovime siin teha neid laadimisi ja siin graafikus nagu jookseb kuigi konkreetsel objektil on päris suur akupank, aga on siiski näha, et tal on tekkinud see 2 tsükliga laine, mis on tegelikult väikest akude puhul väga suhteliselt tavaline, et sa tegelikult laed võib-olla lõunal juurde siin veel müüd ja võib-olla siin tegelikult tekib veel üks laadimine, veel üks müümine. Ehk et kuidas aku, sa ei saa nagu alati odaval ajal laadida, siis aku maht on väiksem. Siis antroobjekti on päris suur aku, siis ta üldjuhul neid tegelikult laineid ei teki, et kui me siin muid päevasi vaatame, et siis ta on alati öösel ainult laadimine ja siis me saame ööseks kogu päeva energia üldjuhul kätte. Ja kogu loogika käib siis hinna vastu, eks, et vaatame siis tegelikult oma tarbe puhul, mida me teeme, vaatame siis sinist joont, ehk et akusse ostetud voolu võrguhinnaga ja oma tarbe puhul lähme võrdlema seda võrguhinna vastu. Ehk et kui on omaniku poolt määratud kasum, mis on siis kompanii all olev seade, on siis inverter profit oli selle nimi. Et kui see profit on tagatud, siis sellisel juhul me üritame neid self-use'i siia panna ja seda self-use'i puhul ehk et siis aku oleks nagu majatoitel. Vaatame seda vahet ja siis järgmisena vaatame omakorda nagu seda müügihindasi ka ehk et ja müügihinda me vaatame siis mitte nagu sinist joont sinise joone vastu, et kui me siin võtame laadimise ja self-use'i asemel me võrdleme sinise joone vastu, mis on see, et me teoreetiliselt oleksime ostnud selle hinnaga, siis müügi puhul me vaatame selle punase hinna vastu, mis on see müügihind ja siis vaatame sinist joont punase joone vastu ja siis püüame nagu seda kasu selles aknas nagu maksimeerida. Ja üldiselt kipub see pilt olemagi selliselt, et üksteisel ülikallitel hindadel me teeme üldjuhul müügi, keskmistel hindadel oleme nagu akuga oma tarbel ja siis, kus on kasumid väiksemad, ei ole kasum tagatud või võib-olla isegi on tagatud, aga on mõistlikum midagi muud teha või suvi pärast vaadata, siin me laadisime 5-ga, siin meil on 11, tegelikult siin on juba kasum tagatud ja tegelikult oleks ka siin kasum tagatud, siis tegelikult tarkvara nagu siia ikkagi ei pannud aku kasutus, sest ta nagu pidas vajalikumaks siin see energia maha müüa, et siin sa teenid 31 senti, oleks siin olnud oma tarve postid, oleks saanud selle, ütleme siis
oma tarve meil siin 700 vatti ja selle ütleme 1,5 kilovatti oleksime selle energiat ära kasutanud, siis tarkvara arvas, et ei, parem nagu kasutame seda siin müügiks näiteks või siin, et ta leidis nagu parema koha, kus seda energiat kasutada. Ja siis ta tegelikult panebki väga tihti, võtab ära nagu neid self-use'i poste, kui on müügid kasulikumad. Ja siin on veel selline, et on õhtul läinud suht palju energiat vaja, siis ta on veel siis ta on ka keskele pannud veel ühe laadimise lisaks. Ja siis on 1 tunni siia pannud jälle, et sihukest, kus kohas ära kasuta akut, miks on see, et kui sa nagu 19 sendiga laed on ju, et siis ära nagu selle 20 sendiga hakka veel ise kasutama, siis sa saad siin nagu müüa palju nagu kallim hinnaga selle energia maha. Et sellisena ta nagu töötab, aga ja siis mida nagu veel, võime veel mingid graafikud nagu vaadata, aga see matemaatikus teeb see nagu automaatne. Ja oletame, et meile siin ei meeldi midagi. Ja me nagu tunneme, et siin me tahame midagi muuta, kuidagi arvame ise, et see peaks olema kuidagi teistmoodi, tahame siin plaanis midagi muuta, siis saab minna editi alla ja tegelikult editi alla on selline plaani muutmise võimalus. Ta on tehtud võimalikult mugavaks ja kiireks, et sa ei pea sellele väga palju aega raiskama, aga kui sa pead vajalikuks näiteks siin mingit tunde muuta, oletame, et me tahame neid 2 tundi siin ka müügiks ära panna, või selle näiteks selle 31 senti, et müüme siin ka veel elektriteks võrku, siis sa lähed see peale, valid, mida sa tahad teha, võtadki siit selle Consume Battery Max Power ja nüüd ta tegelikult muutuski plaanis selle koha peale pani, nüüd on 2 tundi müüki. Või siis teine variant on, kui tahad mitut tundi muuta, saad linnukese kees ära valida ja paneme siia ka Consume Battery Max Power. Lähme tagasi plaanis, me näeme, et me tegelikult tegime siin selle mis siin muutsime, et siis panime siia nagu nüüd kõik need Consume Battery Max Power ehk et müügitunnid. Ja nüüd kui tarkvara oleksime siin päevas, siis tarkvara jõuab siia, siis ta jälgib sinu plaani, mis see on nagu tehtud. Ehk et ta jah, nagu oma otsuseid nagu kuidagi ümber ei muuda, see, mida sina nagu siin ekraani peal näed, täpselt see on see, mida me nagu jälgime. Et ei midagi muud. Ja siin nagu isegi huvitav näitus on veel nagu tuua 13 senti ja 4 senti ehk et siin tegelikult ongi, et ta siin laeb on ju, kui ta näeb, et siin on see 5 senti tagatud, mis on selle konkreetse objekti kasu, siis ta siin tegelikult nagu pani veel ka ühe self-use'i siia vahele, sest ta saab aru, et ta saab siin uuesti odavalt selle sama energia sisse laadida. Et tal ei ole seda energiat nagu mujal kasutada, kuna ta saab siin selle uuesti omale sisse laadida ja see ei võta talt hilisemalt plaanist nagu võimsust maha, siis ta on selle siia pannud. Et selline plaan nagu on sellel päeval, aga need on suht nagu tavalised päevad meil. Ja mis siin ongi, et ongi tähtis see, et sa pead aru saama, kus saab nagu osta, kus saab müüa ja kuidas saab nagu seda plaani muuta ja plaanis liikumine käib see, et mitte kuupäeva teeks, me võime siia 2 päeva panna või pärast paneme, kui president panna niimoodi esapildi 2 päeva niimoodi, siis ta näitab ka 2 päeva, eks, et ja kui paned vajutan F5 praegu refreshi, siis ta hüppab 1 päeva peale tagasi ja nüüd me läheme siia tänase päeva, et selline on see plaani nagu tegemine ja selle matemaatika. Ja siis tänases päevas ka, mis on sirgejoonega päev, eks siis ongi pannud self-use siia, kuna müük ei ole mõistlik, miks müük ei ole mõistlik, sest sinise joone hinnad on siin 3,9 senti ja punane joon on siin näiteks on 1,2 ehk et kui sa siin nüüd müüksid, siis sa tegelikult läheb kahjumiga turule. Ja see ongi see, miks need marginaalide arvestus on nagu ülioluline, kui Nord Pooliga vaadata, siis ma arvan, et mingi lihtsamakoelisem süsteem vaatabki, et meil on siin näed, sent vedeleb maas, et oleme head mehed, korjame ära, aga kui sa tegelikult nagu päriselus elad ja saad aru, et tegelikult see päris niimoodi ei ole, et paned marginaalid juurde, tekib sellest nullisest Nord Pooli hinnast saab kiiresti 4-5 senti, või 8 senti, kui on marginaalid kõrged, eks, aga siis müüd natukene kõrgema hinnaga Nord Pooli mõttes, aga tegelikult teenid 6-7 senti kohe kahjumit, sest võrguteenuseid ei ole sisse arvestatud. Ja ainuke tund, kui siin siis tasub müüa, on siis see tund, kus meil on meil müügihind on 12,2 ja laadisime siis 3,9, et mingi 9 senti on vahe, kahene vahe, et siin nagu tasub, et 5 senti on tagatud, müüme ära. Ja siin ma kusjuures arvan, et tarkvara kõige esimesena panigi selle müügi, sest see on kõige kallim tund üldse sellel päeval. Ja nüüd kui ülejäänud energia, mis jääb müügist üle, üritab ta siis panna, või kus on tagatud laadimiste vastu, üritab ta panna nüüd nagu self-use või siis ehk see aku peal olemisi ja nii kui see hind läheb jälle madalamaks või aku mahtsab otsa, siis ta võtab jälle maha ja paneb neid self-use. Et aga plaanidega on jah, nad ei ole kunagi võib-olla nagu 100% täpsed. Ma arvan, kui need plaanid teevad 90-95% tööst ära, siis see on see, mis umbes nad täna nagu on, et väiksed tuuni me püüame sinna
ideaalile kogu aeg lähemale jõuda, aga jah, kui pisivead on või asjad, et siis saab neid alati nagu manuaalselt muuta, kui on vajadus ja kui ei ole, siis tegelikult enamuse kasust toob tarkvaras igal juhul ära, et 90-95% toob ta ära, et kui ei ole nagu huvi üldse jälgida millegi tegeleda, et lasta olla, et siis tegelikult lasta olla olukorras ta on ikkagi väga-väga efektiivne nagu. Järgmine asi, mis on tegelikult, see on ütleme inverterite juhtimise plokk, et siis eraldi on ka meil see seadmete juhtimise plokk, kus on siis device schedule. Kõigil tegelikult nähtav, aga kõik see kindlasti kasuta, et see on siis nagu kliimaseadmete ja mingite pumpade juhtimise nutirileede süsteem. Et antud objektil on siis tegelikult 3 rileed kasutuses päriselus, on siis põrandaküte, mis on siis off lülitusega ja siin siis tarkvarale saab nagu anda ette, et kuidas ta kõik on lihtsalt nagu sama väga sarnane nagu sellele inverteri juhtimisele, lihtsalt nagu lihtsam kohalisem selles mõttes, et ta on ainult on-off lülitused, tal ei ole mingisuguseid nagu rohkem nuppe. Et nagu alga on näha, et on on-off ja auto, eks, ja recalculate, väga sarnaselt eelmisele. Ja none on siis see, et on juhtimine, kliimaseade teeb seda, mis ta siis teha tahab. Off on siis see, et me paneme ta stand-by'sse antud seadme puhul. Ja auto on siis see, et me jälle taaskord jälgime iga 15 minuti tagant seda järgmisest tunnis olevat posti ja vajadusel teeme lülituse. Vajadust ei ole, lülitust ei tee, siin all ju rohkem infot ei ole, et ongi siukest sa näed, et kuidas teda juhib, on ju. Ja antud, see on Daikin jah, tal on siis antud mingisugused parameetrid ette ja sellesse parameetride alusel on ta siis otsustanud, et on, siin on vist mingisugune 3, 4, 5, kuskil 7-8 tundi järjest saab ta tööd teha. Siin tarkvara näeb langust, võtab selle languse arvesse, omaniku kasumit arvesse võttes ja siis juhib seda ja ta kliimaseadet sellisena. Põrandaküttelõblisega on nagu lihtsam teha seda plaani, et see on nagu plaan on ka, mida nagu välja arvutada on erineva tasemega. Et mõned on sellised lihtsad, et alla selle hinnade seda, üle selle hinnade seda, see on selliseste tennidega või siis puhurite juhtimise teema, aga kui sul on nagu õhksões pummad, siis tegelikult seal on see kasum juba oluline, et sulle kallid hinnad üksi ei määra midagi, kui sa kasumit ei teeni, mis on siis efektiivsuse kadu, näiteks on seal sisse arvestatud. Et kui sa seda sisse ei arvesta, siis tegelikult sa võid aga tihti enam lülitusi hoopis kahjumlikult, mitte kasumlikult, nagu me nägime ka Nord Pooli vastu inverteri plaanis, et kui sa ainult selle vastu võid samamoodi ainult kahjumiga otsuseid teha. Et siis siin on nagu analoogselt. Ja siin hinnas on samamoodi sees siis, kuna siin ei ole ostu ega müügihinda, siin on lihtsalt tarbime võrgu hinnaga. Ja siis võrgu hinna vastu käibki tegelikult see Nord Pool pluss kõik marginaalid, millega sina ostad elektrit, vaatame, millega sa oleksid ostnud. Ja siis teeme matemaatika, kas see on mõistlik seade seisma panna või mitte. Ja antud tüüpi seade on see off seade, mis tähendab tegelikult see nagu off on tüüpi seadmeid on olemas. Et siis kas need ütleme relee kontaktid kokku lülitades, ehk et siis mingisugune sild tekitades kliimaseadmel, kas ta siis teeb seadmel, ütleb, et sa pead jääma seisma. Ja teised seadmetüübid, nibe näiteks, Daikinil on niimoodi, et kui sa paned klemmid kokku, siis ta jääb seisma just või läheb sinna stand-by režiimi. Aga näiteks nibe on just vastupidi, et sa pead kontaktid lahti tegema, et ta läheks stand-by režiim, et siis on siin offi asemel nagu on lülitus, ehk et see kontaktide kokkuviimine viib just selle inverteri enda standardse juhtimise peale. Aga see on pisikene nagu nüanss. Aga siin on siis jah, nagu pantud, et seal on 7 tundi on ta seisab ja siis tarkvara nägi, et siit ta saab selle kasumi kätte. Minu arust siin on pandud 20% peab kasum olema, et alla 20% ära tee tehingut. Et siin on hind 6 senti kilovatt ja siin on 9,5 ehk et siit on üle 20 kindlasti 30%, peale see 30 umbes jah, on siis see kasum olemas ja kasum on tagatud. Et see on nagu siis see koht, kus kohas nagu see tean, et on tarkvarasi, kes nagu ütleb just, et näiteks kasutame 4 või 5 kõige kallimat hinda näiteks, et on olemiseks või siis vastupidi, et on 10 kõige kallimat tundi ole onis või offis, siis need tegelikult ei päde päriselus, ma arvan, kui pooltel käskudel, võib-olla 40% sa tegelikult teenid tegevuse kahjumit. Et sa lülitad nagu seadme nagu offi, siis kui sul tegelikult järgmine tund on võib-olla isegi sama hinnaga. Kui me selle sama päeva näiteks võtta, et kui meil oleks siin näiteks seadetesse pandud, ma ei tea, et sa võid seista 10, või ütleme, siin on 15 minutit tsüklid, ütleme 3 tundi järjest. Siis 1 tunni me saame küll siit seisakut, on ju, et siis teise tunni saame siit ja kolmanda nüüd me võtame siit tegelikult väga võrdsetest hindadest suht suvalised hinnad, mis tähendab seda, et väga kõrge tõenäosusega sa nagu siin seisad, aga võib-olla lähed juba sellest punktist tööle, mis on tegelikult võrdne hind eelmisega. Ja kui me räägime nüüd tarkadest nutikatest põrand, maakütte või siis vesi õhk-pumpadest, mis nagu
lihtsalt töötates on oluliselt efektiivsemad kui sisse-välja lülitades. Et seal võib olla mingi 10% kindlasti olla energiakulu, et sa jätad seadme tükiks ajaks seisma ja nüüd kui sa mingit sisse lülitad ja seal jääb nagu pikem auk jääb sisse, siis tegelikult võib isegi tenni sulle taha lükata ja ta läheb agressiivsemalt tööle, ta näeb, et temperatuurid on madalad ja sa tegelikult kaotad seal umbes 10% efektiivsusest. Siis tegelikult niisugune hindadega, et odavamate kallid hinnadega tee midagi, siis sellega tegelikult nagu päris kliimaseadmeid ei juhi, need on niisugused tenniga seadmed võid juhtida või puhurid. Meil on siin niisugune näide olemas, on niisugused valemid ka olemas, aga paraku jah, kui sa nagu peenema tehnikaga natukene tegeleda, kui maja kütad juba maapumbaga, siis kõrgema ja madalama hinna matemaatikaga tegelikult sa, ma arvan, 40% käskudest teenid kahjumit. Aga niisugust nutikamate, kus me olen ka sisse liitnud, et sa pead tagama kasumi langedes, siis nendega sa tegelikult alati võidad, küsimus on eks kui palju. Et siin on minul pandud 20% siin sellel konkreetsel objektil, et siis me otsime, et langus peab olema vähemalt 20%, kui see on tagatud, siis teeme. Oletame, et siin oleks 10 alt, siis ta tegelikult oleks pandud ainult nendele 3 tunnile, 4 oleks pandud siia ainult need seisakud ja siin juba ei oleks pandud või siis ainult nendele 2 ja siis oleks ka pandud ehk, et ta ei ole nagu fikseeritud, kui palju sa pead seisma, vaid tal on fikseeritud, kui palju sa võid seista, aga ainult sellisel juhul, kui sa kasumi tagad. Et see on niisugune loogika näiteks, võib-olla näeme siin selle, siis on taikini vesi, siin on põrandapump eraldi, veepump eraldi ja veepumbal on samamoodi, veepumbal ongi nüüd, mis on nagu selle vee ja põranda nagu vahe, et seal põrandapumba seadetes on arvatavasti lubatud rohkem tunde järjest seista, aga siin on nüüd lubatud vähem tunde järjest seista, et vesi ei saaks külmaks, siis maksimaalse kasu tagamiseks sa saad nagu ära määrata, mida tundi ta nagu seisab ja mida tundi ta järjest ei tohi seista ja siis sellest tulenevalt ta teeb nagu plaani alati. See ongi nagu see, et me püüame nagu siis kas nutikamate valemitega püüame siis tagada selle, et elukvaliteet ei langeks, aga efektiivsus oluliselt nagu tõuseks, on selle nagu mõte, et võib-olla pikemate seisakutega sa võiksid olla natukene efektiivsem, aga sa kaotad elukvaliteedilt, et sul läheb mingi hetk kuskil vesi või põrand või midagi jahtub liiga maha, et siis seal on võimalik neid nagu vältida. Vaatame siin veel mõnda päeva. No et siin on näiteks 3 tsüklisse täitsa pandud, et kui meil oleks siin ka niisugune loogik, et kasuta ainult kõrgemaid hindasi, näiteks 10 või 20 kõrgemal hinnal ära tee midagi, et siis siin oleks pikk tipp ära kasutatud, siin võib-olla mingisugune pikk tipp, ma ei tea, millal ta siin käima läheks, aga näiteks seda kasu ta kindlasti ei näeks, sest tal on öeldud, et ole ainult kõrgematel tundidel maas, aga kui sa nagu lähed selle peale, et me otsime hindade vahelist kasumit, siis tegelikult sa ka väga odavatel, see on võib-olla odavamate hindade peale 9 ja siis siin antud näiteks 6 sendi vahel sa juba suudad ka veel lisakasumit teenida, mida siis osta kallil mingi üle 3 või 10 kallimal tunnil tee seda, madalamal tee, siis tegelikult sellest kasusse nagu loobud. Aga loomulikult, kui seadele on pandud hästi pikad parameetrid, et sa võid hästi kaua töötada, siis sa võid saada veelgi seda kasu tõsta nagu. Aga kuna tegemist on nagu veepoileriga, mida on nagu pidevalt kasutatakse, siis ei saa nagu lubada rohkem kui 2 tunniseid seisakuid. Ja tal ongi pandud 2 tundi maksimumtsükkel, siis otsib neid 2 tunniseid blokke, kus kohas ta leiab need kõige efektiivsemad olema. Ja vahepeal peab ta tööle panema, see on nagu käsk tal sinna sisse pandud, et sa ei tohi seista üle 2 tunni. Võime pärast nüüd seadetes korraga kiigata selle sama, võime praegu vaadata, sama on siis taikin vesi, tal on pandud, et sa võid siis maksimaalselt seista 12 tundi, aga mitte rohkem kui 2 tundi järjest ja kasu peab olema tagatud 20%. Et selline on tema see loogika, mis on talle sisse pandud. Lähme siia vette, kus me siin olime. Ja siin näiteks, et siin ta isegi 12 tundi ei seisa, sest ta vist rohkem nagu ta matemaatiliselt ei saanud 20% kasumit kätte. Seisab 1 ploki, teise ploki 3, kus ükski ploki oli üle 2 tunni ja ei ole see olukord ei teki, et meil saab vesi kunagi otsa, aga kasu on püüame ikkagi siin maksimaalselt ära koorida nii palju kui saab. Ja siin on veel üks huvitav plaan, võib-olla kus siin odava ja kalli hinnaga inimene saab nüüd kohe aru, et siin nagu pikalt nagu ralli sõida. Et siin tuleb ikkagi vaadata jälle, et kus on see kasum olemas, eks siin me töötame see pool tundi, siin 45 minutit, siis me näeme, et siit tuleb see kasu kätte. Siit saame 2 tunnise ploki ehk peaaegu töötada on, siis 2 tuleb kokku ja siis siit saame maksimaalse kasu ja siin on 2 tundi ja siis me läheme siin käima, et võtame selle maksimaalse kasu. Et kui oleks jah, siin jälle niisugune 10 tundi kallimat tööta, siis sa võid siin 10 täppi ära märkida ja vaatame, kuhu sa jõuad. Et see kasu on nagu kolossaalne vahe, kordades on kasu vahe. Ja siin on siis siin on ühesõnaga üks huvitav moment, et üks tund on kõrgem olnud, ehk siis ta on ka siit vaadanud, et me saame ka siit selle kasumi kätte, eks.
5 ja 13, et kasv on täitsa olemas, 1 tunni seisame, edasi jälle töötame. Aga kui oleks jälle sükene kalli ja odavate hindade, veel hullem kui fikseeritud hinnad, see on nagu täielik katastroof. Et siis sa tegelikult seda raha siit ei oleks saanud, aga praegu me saime ka selle raha siit kätte. Ja selle juures veel, kusjuures on tagatud seadme pidevalt nagu valmisolek, et me ei kaota tegelikult soe vesi kunagi otsa ei saa, et pidevalt on soe vesi olemas. Et nagu win-win, et sul on nagu pidevalt soe vesi olemas ja lisaks on sul nagu see kasu nagu oluliselt suurem kui mingisuguste fikseeritud hindadega. Kus kohas nagu võib-olla võib kasutada või kus kohas nagu oleks mõistlik kasutada sükest lihtsakoelist matemaatikat, et mingisuguste odavamate kallimate hinnade metoodikat on võib-olla sükesed ongi nagu on-off asjad, nagu ma mõtlen nagu puhurid näiteks või näiteks vanni, tünnisauna küttekeha, mis ei ole mingisuguse ebaefektiivsuse kaoga. Et ta on suht nullise efektiivsuse kaoga, eks, et sa võite sisse välja lülitada, ta ei lähe efektiivsemaks ega mitte, pooleteise kilovatini tenn võtab ikkagi 1,5 kilovatti, et ei ole tal mingisuguseid kiirendumisi ega mingeid aeglustusi, et ei ole tal nagu väga seda mõistust seal vahel, et sellisel juhul võib tõesti kasutada mingisuguseid nagu, ja siin mul näite puhul ka on toodud, et on toodud välja siis kuuriküte, tean, et seal on tenniga küte, lihtsalt puhur. Ja see on talle öeldud, et see kuur oleks enam-vähem soe, sa pead töötama, palju me siit näeme, 1 tund, 2-3 tundi. Kui sa 3 tundi päevas töötad, siis võta kõige odavamad 3 tundi ja tööta nendel tundidel. Ja ma tean, et kuur on põhimõtteliselt on see temperatuur seal tagatud või see aku juures näiteks ei pole vabalt mingisugune kütteseade. Et siis on sul nagu nendele akudel see kütteseade, on see nagu soe ruum tagatud või tünnisaunas veetemperatuur, et kui sa päeval käid kõige odavamatel tundidel, siis sellest mulle piisab, eks. Et seal ei ole see mingit muud nagu vajadust. Et ja siin ka nagu otsime siis nagu odavamaid hindasi. Ja sellisena nagu siis töötab need odavate hindade loogikaga, aga siin ta võib jah sattuda see plokk, kus iganes nagu kõrvuti lahti, keegi ei vaata, kui pikalt sa käid nagu järjest, on sul juppideks löödud. Mitte midagi kontrollita, lihtsalt kõige odavamad tunnid ja need paneme nagu siis ja siin ongi see eelmisega võrreldes on siis see on-lülituseks, ehk et kui siin eelmine oligi vaata eks off'id on ju, siis see viimane on, ehk et siis temal on niimoodi, et kui see roheline pulk see tuleb, see tähendab onni, et siis ta lülitab seadme sisse ja ülejäänud tunnid, mis on nagu siuksed nagu seisakutunnid jah, et ta on nagu selles peegelpildis, et siin on ka värviga ära toodud, et roheline tähendab siis onni ja kui siin oleme off seadme puhul, millel siis kontaktide kokkuviimine viib välja lülituseni, siis siin on nagu näha neid punasega, ehk et punane see, et siin on ta off ja siis ülejäänud ajal on ta on, et see on siukene. Aga see tuleb sellest lülitusmetoodikast, mis mingi seade nagu paneb või mismoodi mingi seade peaks töötama. Ja siin ka, kui tahad pidevalt onni panna, võtad automaatika maha, lükkad onni peale ja ta ongi kogu aeg onnis ja plaani jälgi täpselt samamoodi jälle. Küll arvutad välja selle, aga ta ei jälgi seda. Et kogu see filosoofia loogika tegelikult on nagu samamoodi, saad ka siin mitut päeva vaadata, kui tahad nagu. Et võt selline on see device'ide aken või see juhtimise moodul, et kuidas saab nagu seda vaadata. Aga võime vaatasin settinguid korra, seadeid, mida me küll eraldi käisime läbi, aga antud ongi siis see sama see küte, kuuriküte oli mis see nimi, et see siis on cheapest hours, ta otsib 4 tundi, 4 kõige odavamat tundi, mitte 4 kõige odavamat tundi, et 4 korda siis 15 minutit. Ja siis paneb nendele need on olemised peale. Saab veel lisaks panna, on see, et ainult siis, kui sa näiteks alla 6 sendi. Aga antud olukorras ma ei saa seda kasutada selle pärast, et ta peab igal juhul mingid tunnid käima, muidu lihtsalt lõpuks ka see kuur läheb liiga madalaks temperatuur, mida ma ei soovi. Et siis sa ei pea seda kasutama, aga kui sul on mingi veel sükene koht, kus sa näed, et sul see võib ka 2 või 3 päeva seista, ei ole probleem, aga ja siis võid tegelikult see panna, et ka näiteks otsi 4 kõige odavamat tundi, aga ainult eeldus on veel see, et sul on see 6 senti või odavam hind koos marginaalidega, kes käib alati juteks. Et siis ta tegelikult oleks seal mõned tunnid panemata jätnud võib-olla selle on kasutuse ja siis näiteks saab ka tegelikult nagu paralleelselt kasutada, et 4 tundi kõige odavamat, aga odavama kui see, aga anturorgus oli see maas, et igal juhul 4 tundi käiks. Võt selline device'i tutvustus. Ja et võib-olla mida veel selle plaaniarvutuse juures juurde mainida on siis see, et see plaaniarvutus käibki siis tegelikult 1 kord päevas ainult. Et hetkel on siis umbes sükene peale 2-3 võib-olla maksimum 4 ajal, et kui Nord Pooli hinnad tulevad, siis tehakse see plaaniarvutus ära ja siis
mida teinekord juhtub, on see, et inimesed hommikul vara muudavad õhtust plaani ja siis tarkvara muudab õhtuse plaani ära uuesti. Ja see loogika on siis nagu see, et ta tuleb ikkagi siia, kui ta jõuab nüüd sinnamaani, kus ta Nord Pooli linnast tegelikult vaatab, mis tal päriselt nagu aku alles on ja siis ta korrigeerib võib-olla seda plaani siin õhtul või homme. Et kui ta näeb, et sa saab midagi teistmoodi teha. Ehk et kui plaani nagu tahta muuta, siis see muutmine peaks olema tehtud näiteks peale 3 ja kuni siis järgmise päeva kuni kella 3, et sealt edasi tegelikult ei ole nagu väga mõtet kohendada, sest võib seda õhtut muuta järgmine päev tarkvara ise, kui tulevad uued Nord Pooli hinnad. Sest see loogika on võib-olla selles, et tegelikult me ju ei tea, mis hinnad järgmisel päeval tulevad ja oletame, et on niisugune näide, kus järgmisel päeval tulevad ülikõrged hinnad. Ja praegu on siin näiteks müügid, siis tegelikult on ju õige need müügid siit ära koristada ja tõsta need järgmisele päevale. Seda, et me arvame, et seal on kõrged hinnad, ei tähenda, et need päriselt sinna tulema peavad, sellepärast, et päriselt tulevad nad ikkagi siis, kui tulevad Nord Pooli hinnad ja alati võib olla niimoodi, et järgmisel päeval on kõrgemad hinnad kui täna. Kahjuks me ei tea seda mitte kunagi ette, siis see on see põhjus, miks tarkvara seda õhtut mõnikord muudab. See on nagu selle plaani arvutuse loogika juurde võib-olla veel natuke tasub nagu ära mainida. Siis järgmine ake, mis on meil veel praegu siis, võime vaadata on näiteks siis ka Analytics. Ja siit on nagu näha, et Analytics all on see põhimõtteliselt nagu teenistused, et mis siis tarkvara on teeninud arbitraažist, ehk et siis nagu oma tarbest, oma nagu süsteemi ja ütleme siis sellest kohaliku süsteemi tarkusest ja võimekusest ja siis lisaks sagedusturult. Ja siis esimene graafiks ülenurgas tegelikult ütleb ära, mis ta on kokku teeninud see aasta, et 2025 aastal on kogu süsteem kokku teeninud 9400 pluss eurot. Ja siis all graafikus on siis näha kuude lõikes, kuidas on teenistus olnud ja siis on see värvidega ka nagu üleval ka seletused ära antud, et roheline tähendab seda, et mida on teeninud arbitraaž, ehk et siis oma tarbe, müükvõrku, päiksest teenitud energia, ehk et kogu energia, mis on maja sees või siis võrku müüduna teenitud. Ehk kui on sagedusturg oleks täna siin välja lülitatud, siis oleks need rohelised plokid siin ainult see teenitud tasu. Ja siis tumesinisega näeme edasi, mis on siis sagedusturult teenitud ja välja makstud on siis tumesinine, et siin on ka paid kirjas, eks. Et see plokk on nagu siis MyGridi poolt välja makstud ja siis on siin 2 kuu maksed on veel, nagu me siit juures pildid näeme maksmata, on siis nagu Hertzmarkt unpaid. Ehk et see on nagu välja maksmata ja siis seda nagu näitame teise värviga, et oleks aru saama, kus maal me oma nagu maksetega nagu oleme. Üritame ikkagi kvartalis korra maksta ja kui on nagu erakliendid ja seal tuleb nagu see nüansiga on seotud, et erakliendi peal on maksud kinni pidada ja seal on keerukust väga palju. Et siis iga nagu võib-olla seal oleneb sagedusturu kuust, eks teinekord vähem, teinekord rohkem, et siis nagu väikeste rahade pärast teha nagu meeletut tööd, siis see läheks nagu päeva lõpuks nagu kliendil liiga palju maksma, et see ei ole lihtsalt ratsionaalne. Ja kui nüüd on kellelgi nagu ettevõtte nime peale saab makseid teha, et siin ei pea olema kuidagi, et see kilp on ettevõtte oma või ei ole nagu üldse oluline. Oluline see, et kui kirjutada, et ettevõttele saab makseid teha, siis tehakse ettevõttele maksed ja see nagu kilbi asukoht ja kellega see kilp kuulub ei ole nagu MyGridile absoluutselt oluline. Ja siis ettevõtete maksetega on niimoodi, et need maksame välja pidevalt, nagu tuleb arve, kontrollime, et arve summa vastab õigele päris summale, mis on meil siin tarkvara välja arvutanud. Kui see vastab, siis selle makse teeme kohe ära. Et ei pea ka mingit nagu makse kinni pidama, et see sama summa, mis on siin kirjas, käib maks juurde ja arve teele ja arve saab tasutud. Et selles mõttes, et töötajatega on hästi lihtne, et nendega on nagu kerge ja ei ole seda nagu niisugust ebaratsionaalset tegevust selle juures nii väga palju ja see ei tee nagu seda teenust mõõdetud kalliks. Ja all me siis teeme nagu reitinguid, võtame nagu kokku umbes palju see 1 kilovati aku mahu ja see on siis earning per battery ja PV kilovatti, et võtame nagu antud objektil oletame on siis 120 kilovatti akut, 30 paneele, see on siis 130 kilovatti mahtu ja 130 kilovatti mahu kohta see keskmiselt teenid nagu 6,3 senti keskmiselt selle mahu kohta. Ehk et siis tootlus nagu 1 kilovatti tootlus, aku ja päikse kilovatti tootlus on keskmiselt 6,3 senti. On siin efektiivsemaid tootjad, aga üldjuhul kipuvad need efektiivsemad ikkagi on nagu see
see olema nagu väiksemad akupangad, ehk et tegelikult ongi ju see, et mida väiksem on akupank ja ka päiksepark, miks mitte, siis seda efektiivsem tegelikult oled, sest suuremad akupangad lähevad ikkagi kasu otsima ka sellisest keskmisest hinnast. Siis tegelikult väike akupank, kes võib-olla suudab ka ainult seal 2, maksimum 3 tunnil midagi teha, siis ta teeb neid alati 3 kõige efektiivsemal tunnil ja siis ta saavutab tegelikult 1 kilovati investeeringu kohta, kui me võtame nagu mahtuvuses, siis ta tegelikult saavutabki ju oluliselt parema tulemuse kui suur aku, kes käib ka madalamaid kasumeid otsimas. Et kuigi jah, see suur aku võib-olla teenib kuus rahaliselt rohkem, siis 1 kilovati investeeringu kohta kindlasti vähem. Ja üldjuhul on jah, kõrged on topis on väiksemad pargid. Kuigi see park on siuke suht okei, viisakas, et ta on 6,03, ma arvan, võib olla väga rahul, et on suhteliselt nagu efektiivne. Ja teine on siis tagasi top back earning per investment on siis investeeringu kohta, millal siis investeeringist ära tasub, võttes arvesse analüütikat ja siis eeldus on muidugi siin see, et sa oled ka My Company all investeeringu väärtuse kirja pannud, seda kirja pannud ei ole, siis siin tegelikult ka sulle midagi ei arvutata, sest ei tea tulemust. Aga antud on siis jah 13. kohal ja 39 aastaga tasub see konkreetne objekt ennast ära, et mis on väga hea tulemus, arvestades seda nagu suurust, aku suurust ja päikseparki suurust, et see tegelikult on üldse nagu paha. Siit edasi siis, ma näitan selle kohast ära, kus kohas on siis see investeeringu suurus on siin, et siis saaks selle nagu panna ära, et siis ta hakkab seda arvutama, kui seda ei ole tehtud, siis ta tegelikult analüütiks seal ka seda ei näita. Järgmine huvitav asi on siis MQTT-loog, siin tegelikult MQTT-loogi all ongi, et kui nüüd tekib, et kahtlused tarkvara teeb midagi valesti või käsk ei saada või üldse kõik pahasti, et siis siin tegelikult me näitame kõiki käske, mis on läinud ja mis kell on läinud, need siis sagedusturu käsk täitsa kohe on neis olemas. Et siit tegelikult saab nagu käskude logi näha. Ja kui inverter justkui on, süsteem on midagi nagu teinud kahtlaselt või valesti või sa näed, et on midagi olnud sinu jaoks justkui nagu graafiku väline, siis tegelikult siit on nagu näha ja saab kohe aru, kas oli tarkvara, kes seda, mis iganes asja sa seal nagu alust pead, tegi või on siis mingi muu asi. No, üks näide näiteks võib olla siukene, et akudel on pandud liiga madalad need miinimumtasemed ja mingi hetk inverter hakkab ise akut laadima. Et kui sa näed, et näiteks SolarMani tarkvarast näed, et ahah, et kell 8.30 või 8.35 on hakanud akut automaatselt laadima ja sa nagu näed, et sükest käsku või plaanis sükest pulka pole olnud, et siis kui tuleb ka siia käsku talle vaatama, näed ka siin, et 8.30, ahah, et käsku tegelikult ei ole ju saadetud. Ehk et kui käsku pole saadetud, siis järelikult see, mis ta tegi inverter ise. Et siis peab nagu aru saama, et miks see inverter seda tegi, mida ta nagu tegi. Et see laadimine on nagu üks näide, mida tuleb nagu aegalt ette, et inimesed teeb oota öösel laadis, aga mul nagu pulka polnud, siis tegelikult kui käsku ka ei läinud, siis me saame aru, et MyGrid ei ole sellega seotud. Et sellega on seotud järelikult inverter on ise oma mingite kaitsemehhanismidega näiteks antud olukorras akut laadinud. Aga siin on siis näha jah, kõik käsud ja selle lugemiseks on eraldi juhend olemas. Öösi kell 1 on olnud siis järelikult käsk charge, sagedusturult järelikult taheti laadida ja edasi siis järgmine aken on siis Hertz Market Eurolog. Siin on nüüd nagu väga oluline nagu see esimene rida läbi lugeda, et nii kaua kui me oleme Fuseboxi taga on siis see, et Fuseboxi saadab meile informatsiooni ja Fusebox saadab meile 15. kuupäevaks eelmise kuu info, ehk et me ei saa seda varem kuvada. Praegu seda kuvada ei saa, üle-eelmist kuud saaksime kuvada, et kui lähme siit nagu üks kuu veel tagasi, eks lähme siia septembri peale, siis me juba näeme käske, eks, et aga siin on jah, see on nagu oluline seda nagu aru saada, et kuna Fuseboxi nagu siuke eripära või puudus täna on, mis nad midagi arendavad, aga täna ei ole veel valmis, on siis see, et kui käsk ära käib, et see saadaks ka raha, palju keegi teenis, et nad ei saada seda. Nad saadavad käsud on ju ja siis me täidame käsu ära ja siis palju me päriselt täpselt teenisime. Me saame siis teada järgmise kuu 15. kui nad saadavad eraldi faili, mille ma siis impordin siia ja kõigil tuleb see info siis nagu nähtavaks, nagu siin 9. kuu on näiteks näha. Ja võib-olla natuke proovida seda sagedusturgu ka lahti seletada, et see on ka suhteliselt siuke natuke arusaamatu asi võib-olla ja ongi tegelikult nagu keerukas ja siuke tume auk, millest nagu väga tihti ongi raske aru saada, aga püüan seda filosoofiat natuke edasi anda. Et siin konkreetses tabelis me siis näitame up, ehk et siis üleslaadimise raha palju teeniti, me näitame siin hinda, me näitame siin mahtu, mis selle käsuga konkreetselt suudeti liigutada, siis me näeme siin hinda, mis oli turul ja mis me näeme siin, mis me teenisime.
ja samamoodi on siis downi puhul ehk et alla puhul ehk et siin on siis näha, et milline kogus liikus, millise hinnaga liikus ja siis kui palju me teenisime. Et ja siis viimane on siis spot price on siis tegelikult nagu Nord Pooli hind ja need hinnad on ka siin on MFFR hinnad ehk et need on siis juba sagedusturu hind, mida kordatakse läbi kogusega saadakse, kui palju me teenisime. Ja viimane on siis Nord Pooli hind ja see tegelikult on nagu siis see on kompensatsiooni hind, võetakse Nord Pooli hind ja siis kompenseeritakse ära näiteks milline osa kompenseeritakse, et see on see filosoofia küsimus, et kompenseeritakse ära see osa rahast, näiteks oletame, kui sul tuleb laekäsk ülikalli hinnaga, ütleme, ma ei tea, 60 sendiga kilovatt tuleb laekäsk, siis tegelikult väga tihti inimesed arvavad, et et ma ei taha ju laadida, praegu on nii kallis, et ma teenin selle pealt kindlasti kahjumit, siis tegelikult see päris nii ei ole nagu. Sest kompensatsioon, mis me siin viimases väljas näeme, see ongi selle nagu kaitseks tehtud. Ehk et vahet ei ole, mis hinnaga sagedusturg tuleb, ütleb meile, et hakka laadima, siis nad sellel hetkel Nord Pooli hinna kompenseerivad. Et kas 60 senti, 100 senti, minu poolest 400 senti kilovatt, kui nad ütlevad, et lae, siis ja kui tarkvara nüüd nagu laeb, siis mitte mingil juhul ei ole võimalik kahjumit teenida Nord Pooli hinna vastu, sest see Nord Pooli hind kompenseeritakse. Ja siin antud olukorras oligi siis 7 senti kilovatt ja siis kompenseeriti ära täpselt see sama koguse pealt, mis liikus 0,12, kordatakse sellega läbi ja saadakse siis nagu hind, mis siis kompenseeritakse just Nord Pooli osa, et inimene mingil juhul nagu kahjumit ei teeniks. Ja sama, aga analoogne lugu on ka siin müügi puhul, eks. Et kui meil tuleb müügikäsk, et ole hea müü nüüd on ju see ja sul on ülikõrge hind, oletame ka jälle mingisugune 60-70 senti oletame hind ja vaatad müü, et sügad käsi, et ma teenin nüüd on ju topelt, siis päriselus ei teeni topelt. Et päriselus siis on see samamoodi, et tehakse nagu teistpidi arvestus. Ehk et kuna teatakse juba, et sa saad ka vahendajalt selle raha kätte, sellepärast et sa müüd 60 sendiga võrku ja oletame, et sagedusturu hind oli näiteks 120 sel hetkel, siis tegelikult sealt võetakse kohe see 60 senti maha, mis oli Nord Pooli hind ja see on siis samamoodi kompensatsiooni all näha, ehk et võetakse maha sult see raha ja just sellepärast võetakse maha, et see raha maha võetakse on see, mida sa saad juba nagu võrgu vahendaja käest. Ehk et sult võetakse võimalus ära topelt teenida nii sagedusturult kui ka vahendajalt ja samamoodi võetakse ka siis sult ära selle sama loogika raames on eemaldatud võimalus ka raha kaotada, kui on ülikallid hinnad, sul öeldakse lae. Ehk et see on selle nagu loogika mõte, mida peab nagu teadma, et mitte nagu liiga karta neid käske mingitel ekstreemsetel tundidel. Et jah, et sa ei saa topelt teenida ja sa ei saa ka mingil juhul kahjumit teenida. Ja siis tegelikult teenid ju päriselt selle, mis see Nord Pooli siis nagu hinna, see, mis sa nagu päriselt teenid, et kui on müük, eks, 60 on hind, ütleme, et sagedusturul on 120 hind, siis sa tegelikult teenid 60 sagedusturult ja 60 saad siis vahendaja käest. Ja kui on vastupidi, öeldakse sulle lae mingi hirmsa hinnaga, et siis sa tegelikult laadimise ajal oletame, et selle sagedusturu hind on näiteks 80 senti, oletame kilovatt ja siis kui sa nüüd laed, siis tegelikult 80 makstakse juurde ka see raha, mis sa tegelikult nüüd maksad vahendajale selle eest, et sa kalli hinnaga laadisid, ehk et 80 pluss 60 on siis see, mis sa teenid. Ja need numbrid kõike kuvatakse siin nagu, et need kaks esimest on sagedusturg kokku ja see on siis kompensatsioon. Ja see on nüüd hästi puhastatud info, et siin nüüd need käsud, mis on näha, see on mingisugunegi maht on liikunud, et siin küll näitab 0,00, ma saan aru, aga järjest on ikkagi veel mõne tagumise numbritega kuskil peab olema 1, ehk et kuna see number on siia tulnud, siis järjest siin on ikkagi nagu 0,0000 midagi liikunud. Ja vist näitan 4 koma kohta, et lihtsalt kuskilt maalt lähevad need numbrid nagu jaburad väikseks ja ei ole mõtet näidata. Ei näe kannet, aga just kui komloogis on, siis järelikult mingit mahtu ei liikunud. Liikus täis nullid, mitte midagi ei teinud, siis ma nüüd püüan tegelikult siin mitte näidata, et vähem nagu segada neid nulliseid kandeid siia, et siis ikkagi näeksid päriselt, kus raha liigub ja aitab sul nagu aru saada, kas tarkvara on su nagu õige su vastu või ei ole ja saad kontrollida, kui soovi on. Et see on kõik see tegelikult läbipaistvuse jaoks tehtud, et mitte millegi muu pärast. Ja siin siis näetakse kõiki neid, mis on nagu raha sisse saanud, kuigi see mõned on jah justkui nullid, aga siin tegelikult väga väike ikkagi kogus on liikunud ja siis ta automaatik ise paneb nad siia nagu nähtavale, aga üldiselt ikkagi 95%, 90% on siin niisugused rahadega, me näeme siin lõpus, et on mingisugused rahad ikkagi liikunud. Ja need samad andmed, mis siin on, siis summeritakse kokku ja näetakse seal analüütiks seal, eks. Et aga siin on võimalik nagu rea kaupa analüüsida. Ja. Siis
ja siin on siis see komloog, et kui eelmine oli eurloog, et siin saad nagu rahalisi liikumisi näha, siis siin on nagu käskude logi. Ja käskude logi võib olla nagu kannetamatesse rohkem kandeid kui raha omas, sest mõnikord on selline olukord, kus sa nagu kanne tuleb, aga sa päris elus ei reageeri ja ei tee õieti. Nii nagu sagedusturg seda soovib, siis tegelikult sul raha ka ei maksta. Siis täna nagu Fuseboxi loogika on siis selline, kui rääkida veel natukene juurde tõsta, et millal sa teenid, millal sa ei teeni. Et Fuseboxi loogika iseenesest on siis selline, et ta vaatab kilbi vastu. Et kui sul seal mõõtepunktis ehk et siis elektrikilbis midagi liigub seal suunas nagu nemad soovisid, siis nad maksavad, kui ei liigu, ka midagi ei maksta. Ehk et oletame näiteks üks olukorra, kui ei teeni mitte midagi, on siis see, et kui sa laed enda akut juba öösel odava hinnaga näiteks maksimaalse võimsusega ja siis sellest järgneval 15 minutil näiteks tuleb Fusebox, ütleb, et ka kuule lae maksimaalse võimsusega, aga sa juba teed seda, siis tegelikult sulle raha ei maksta selle eest, sest et võrgu vastu ei muutunud mitte midagi. Ja kui võrgu vastu mitte midagi muutus, siis tegelikult sa ka nagu raha ei teeni. Et sellel on selline nagu nende see loogika. Ja muidugi seal nagu loogika on selline nüanss, et kui nüüd oletame, et sa laadasid öösel odava ajaga ja millegi pärast tuleb nüüd Fusebox ütleb, et kuule, hakka müüma. Ja Fuseboxi käsud on ülimad, eks, siis Fusebox muudab sinu laadimise kohe müümiseks ja siis tegelikult ta maksab sulle kogu liikumise eest, ehk et sa oletame sulle 15 kilovatti laadimisvõimsus. Laed 15 kilovatiga eelmisel tunnil, eelmisel 15 minutil, nüüd järgmisel tullakse su käest küsima, et hakka nüüd müüma, siis tegelikult makstakse kogu mahu muutuse suhtes, mis toimub kilbis, ehk et siis tegelikult tasumisele läheb 30 kilovatti energiat, kui eeldame sa tund aega järjest müüd. Nii pika käsk on arv, aga on olnud juhuseid, aga illustreeriva näite puhul. Ehk et kui sa hakkad vastas suunas liikuma, siis sulle makstakse ka topelt kohe. Makstakse nii palju, kui siis kilbi vastu muutub. Et selline on see nende see loogika täna. Ja siin on siis näha, olen püüdnud kandad välja tuua ja käest tuli siis nagu algusaeg. Edasi on olnud 02 on hakanud, 15 lõppend, ehk et siis 13-minutiline käsk on olnud. Ja siis on see olnud laekäsk, ehk et näitab rohelisega, müümise näitab punasega. Siin on nagu laadimise rohkemad, müümise vähem, nii nad tulevad, et ega see käsu. Kui siin mingisugused nüksed ikkagi mõningad sellised ostud müügid on sees, siis on selgelt tarkvara töötab õieti. Aga kui nüüd on, et kuidagi keegi arvab, et neil on vähe, siis sagedust küsibki neid vähem, kui siis ei ole vaja nagu sinna poole parasjagu sagedust reguleerida ja nii see on seal nagu muuta midagi ei saa. Ja siin näitame siis suhteliselt laivis, et siin nagu see informatsioon, mis on nähtav, on siis sisuliselt live, et kõik käsundus tuleb, või isegi sattud niimoodi, kui sul on sagedusturu käsk peal, tuled siia vaatama, siis ta näitab, et teine käsk on veel lahti. Ehk et on nagu käsk aktiivne ja on tegelikult see käsk veel tühi, et siin ei ole veel lõppu, siis tekib see lõpp mingi hetk siis, kui see sagedusturu käsk lõpeb, ehk et siin nüüd on nagu live, et käske nad saadavad laivis, kuvame laivis ja rahaga nagu jutt oli, siis nad kuvavad järgmise 15, siis ma saan neid alles sinna kuvama panna, ennem kahjuks see võimalik mitte kuidagi ei ole. Tegelikult mingid võimalused on, ei saa öelda, et üldse ei ole. On küll, et kui teha mingisugune kõrvaliste andmebaasidega mingisugused lingitused, siduvused, siis nagu on. Aga täna ei ole pidanud seda veel nagu, ei ole nagu ratsionaalseks pidanud, et on ägedamaid arendusi täna, mida teha. Aga rahalist tulu see ei vähenda ega ei suurenda, kui sa seda laivis näed, et see on ka põhjus, miks me ei ole seda täna nagu hakanud mingisuguseid kõrvalisi umbmäärasid andmeid kellelegi seal kuvama, et pigem näitame lõpus ühe korraga ja näitame täpselt nagu. Ja siis, kui meile päriselt lõpptulemus andmeid näidatakse ja kuvatakse. Viimane plokk oleks siis on manuaalse, ehk et on sellised juhendite aken ja siin nagu tasub vaadata neid juhendeid, et see on nüüd eestikeelne, et see on seadistuste juhend, kindlasti tasub seda nagu vaadata, et kui see on kasutusjuhendile ära kuulanud, siis kindlasti kuula ära ka see seadistuste tutvustus eesti keeles, kui pead nagu, kui tahad nagu teada, kuidas tarkvara võib paremini seadistada või saad kindlasti mõne nipi juurde, mida sa ennem ei teadnud ja mis parameetrid midagi tähendab, et ma usun, et siin saab sellele vastuse. Ja selline, siin on ka mõned softid Sofarile näiteks, miski on, et kui kellelgi on firmware'id vaja, et siis siit võib nagu võtta, et see on uuemaid vanemaid, aga hästi, nagu ikkagi testitud ja nagu hästi töötavaid tarkvarasi, et siin Sofaril on aegalt olnud mingisugused nõrgemaid tarkvarasi ka, et siis me oleme püüdnud mõned siia panna, mis on tugevad, et kui inimesel on vajadus, siis tegelikult saab siit nagu võtta. Ja sellised erinevad manuaalid ja see ongi nagu kõik, et siuke lihtne tarkvara ja ma arvan, et ma põhiliselt suuremad asjad rääkisid ära, et soovin siis head kasutamist ja usun, et oli nagu abiks, et tegi see silmaringi natuke laiemaks ja saad aru, kuidas see filosoofia nagu suures pildis käib. Eks tarkvara näeb pidevalt edasi ja pole kahtlustki, poole aasta pärast tuleb mingi uus video teha,
aga praeguseks ma usun, et selle teadmisega juba oled nagu päris hea nagu Migrate'i kasutaja, kui oled selle nagu teadmise endale nagu sisse ammutanud.